Ma ei tea, kuidas see tänapäeval on, võib-olla see võrdluspilt on natukene puudulik, aga kui nagu vana aja lammast mõtelda, keda ikka karjatati, mitte ei karjatatud elektrivooluga, vaid karjatati inimhoolega, siis ühe lamba jaoks on ikka hirmu oluline see, kui tal on hea karjane. Sellepärast, et ka Piiblis räägitakse, kui Jeesus toob selle võrdluse heast karjasest või üldse karjasest, mina olen karjane, siis ta ütleb, et on neid ka, kes on palgalised, on neid, kes on nagu võtavad seda nagu tööna, võtavad seda, see tähendab prioriteedid on nagu niimoodi, et kui näiteks ka minu elu ohus on, siis ma põgenen, kui ikka eesmärgiks pannakse karjast, see on, et ta valvaks, et nad laiali jookseks ja et metsloomade eest kaitsta, kui siis mingi jõletu metsloom sealt metsast tuleb ja see palgaline, kellel on süda nende lammaste küljes, siis ta paneb punuma seal, sellepärast, et ta on oma elu väljas. Aga see, kes nagu armastab tõeliselt lammast, kelle jaoks see lammas on tõeliselt kallis, see on valmis võitlema selle eluga, kes sealt metsast tuleb. Et lugesin, kuskilt oli uudis, kuidas üks peremees kaitses oma koera. Pärast seda, kui meil oli mingisugune laiguline koer Rollot tänava peal natuke pures, või nad vastatikku tegelikult puresid, aga see dalmaatslane tuli nagu talle kallale. Ja siis varsti lugesin, et Tartus oli vist niimoodi, kuidas peremees, tal oli väike koer selles uudises ja kuidas peremees viskus koerale peale selleks, et kaitsta suure koera eest, sest ta oleks mida iganes läbi komposteerinud ta. Ja hea karjane, sellepärast Jeesus ütleb, mina olen hea karjane, ma olen oma elu jätnud teie ees, ma ei ole põgenenud, ma ei ole isegi siis teid jätnud, kui teie olete olnud lambad, kes kui mina teile vastu tulen sinna aia äärde, siis teete mulle, ei taha üldse siin, et see igavene rumal või mingit muud moodi. Et ma isegi siis, kui te olete kõike seda teinud, ma olen valmis teie eest surema ja ta on seda näidanud ja tõestanud. Issand, tänu sulle, et sina oled hea karjane ja tänu sulle, et sa oled iga üksiku jaoks, kes me siin praegu oleme. Sina oma püha vaimuga võid istutada meie sisse sellise hingamise, nagu me oleme ka laulnud, et sinus on see hingamine, sinu ligiolus on hingamine, et see siuke meeletu vaev ja meeletu siuke sund meie elus, et see võiks praegu saada nagu ära tõstetud nagu raske tekk meie pealt. Ja me võime näha midagi nagu päikest, mis tuleb välja, see päike oled sina, Jeesus, sinu auhiilgus. Las see sarada, las see vallutada see paik praegu Jeesuse Kristuse nimel. Sa väga armastad meid igat üksikut, keda sa oled oma püha vaimu kaudu täna siia kokku toonud. Tänu sulle. Ja sina õnnistad ka neid, kes seda sõnumit vaatavad kunagi kuskilt internetist või kusagilt mujal. Tänu sulle, et see sinu päike, sinu armastuse, sinu hingamine võib praegu saada ilmsiks ka nende jaoks. Jeesuse nimel, palume seda. Ma ei tea, kui palju talle ütleb nimi Bill Johnson midagi, on praegu üks armastatumaid ja hinnatumaid jutlustajaid ja üks väga selline viljakas kogudus on kui Betheli kogudus, et on väga palju kristlikku muusikat viimasel ajal eriti. Võib-olla vaata, et Hillsong on nagu taandumas ja Betheli koguduse muusika on nagu tõusmas. Ja selle koguduse pastoriks on Bill Johnson. Ja ta jagas just hiljuti ühe loo, kuidas ta käis Hongkongis teenimast ja liigub mööda maailma ringi, nii nagu sellised kuulsamad jumala sõna kuulutajad on. Ja siis ühel koosolekul, kui ta seal Hongkongis oli, siis tabas seda koosolekut üks eriline jumala pühavaimu ligiolu. Ma ei tea, kui paljud ja kas me oleme viibinud koosolekutel, kus me tõesti reaalselt kogeme võimast Jumala ligiolu, kus ei ole võimalik seda isegi, kui me tahaksime, ei ole seda võimalik ajada emotsioonide kaela, ei ole seda võimalik ajada selle kaela, et ütlustaja mingit vahtu üles ja nüüd on see kuidagi Jumala pühavaimu ligiolu. Ma usun, et me ühel või teisel moel me oleme kogenud seda, kui Jumala pühavaimu tuleb väga lähedal, pühavaimu ligiolu tuleb väga lähedal või me oleme puudulikud oma väljendustes. Ma usun, et Jumala pühavaimu ligiolu on kogu aeg meie lähedal, tema on kogu aeg meie lähedal, aga kuidagi moodi see nagu manifesteerub või ilmneb me kogetavaks nagu meie elus ja kogu teenistuses. See on minu igatsus ja ma usun, see on meie kõigi igatsus, et me ei taha tulla ühele kuivale koosolekule,
me ei taha tulla koosolekule, kus on lihtsalt sõnad, kus on lihtsalt meloodiad või viisid, vaid me igatseme, et sellel on üks üleloomulik reaalsus ja me usume sellesse, et Jumala koguduses on üleloomulik reaalsus. Ja me igatseme, et see kuidagi nagu oleks, kui võrrelda nagu veekoguga, et see oleks seisva veega tiik, kus kõik on ette aimatav ja kui keegi julgeb sinna ka kivikese visata, mis värelust tekitab, siis juba paha. Vaid me igatseme siis allikat, mis pulbitseb ja pressib välja ja otsib teid, jõekesi, tekitab metsa alla jõekesi, kuidas see vesi saab nagu sealt edasi liikuda. Ja ma usun, et see on see, mis me igatseme. Ja see Bill Johnson kirjeldas just seda Jumala ligiolu selliselt, et ei olnud ühtegi ülistajad, olid lõpetanud, keegi ei rääkinud, ei olnud seda, et jutlustaja kuidagi õhutas ülesse, vaid see lihtsalt täiesti suveräänselt. Ilma ei olnud sündi tausta, mitte midagi. Ja Jumala pühavaimu ligiolu tuli. Ja siis sa tead, et Jumala pühavaimu ligiolu siin. Ja Jumala pühavaimu ligiolu ja Jumala töö üldse ei ole mitte selleks, et meil oleks korraks hea olla. Korraks silmad tohupidi ja see laks on käes ja kõik. Vaid Jumal tuleb lähedale meil selleks, et muuta meid. Või isegi see on paratamatus, et kui Jumal tuleb meie lähedale, siis me muutume. Või vähemalt pannakse meid väga selgelt ühe suure valiku ette. On tõenäoliselt võimalus ka väga võimsa Jumala töö juures ja väga reaalse Jumala ligiolus keerata nagu endal süda klapp ette ja seda mind ei huvita. Ma ei taha, mulle ei meeldi see viis, kuidas Jumal töötab või võib-olla vaja seda. Ma olen niigi hea või niigi õige või mingi selline asi. Aga ma julgen öelda, et seda võib päris raske teha, kui ikka Jumal on väga lähedal. Ja seal ka, mis juhtuma hakkas, oli see, et seal paigas, ma ei oska öelda, kas seal on regulaarselt siis või, aga tuli üks eriline võidmine selle paiga üle ja kurdid inimesed hakkasid kuuljaks saama. Ei olnud isegi palvet. Jumala vaimu ligiolu oli selles paigas ja väikesed ilusilmsed kurdid hakkasid kuuljaks saama. Üks ja teine. Ma ei tea täpselt, ta ei kirjeldanud rohkem seda, kuidas see oli, kui palju neid oli, aga niimoodi ta seda kirjeldust. Ja see on midagi, mida me ei saa inimkätega teha. See on midagi, mida me ei saa, programmeerime või teeme sellise programmi koosolekule, et niimoodi siis toome ja nüüd on see koht, nüüd hakkavad pimedad nägema ja nüüd selle peale, nüüd selle trummilöögi peale hakkavad kurdid kuulma ja jalutud jooksma. Mina usun seda, mul on see nagu visioonina ja südames ja ma soovitan Erkisel ka sellest kinni haarata, et Jumala võidmine on selline asi, et Jumala võidmine võib olla sinu pastruumi löögis ja sõna otseses mõttes sinu pastruumi löök võib esile tuua tervenemisi. Vistmoodi. Ei tea, kas Romni püha pill on, et see mingisugust Jumala tööd sellele massiirab. See on lihtsalt üks näide, täpselt samamoodi basskitarri mängimine, täpselt samamoodi laulmine, me mõtleme, et laulmine on see ainuke moodus, kuidas see Jumala võidmine või Jumala ligiolu võib esile tulla. Aga tegelikult kõik, mis me teeme, absoluutselt kõik, mis me teeme, kõigil ei ole andi antud gitarri mängida, klaverit mängida, laulda, kõigil ei ole antud isegi andi, et ta julgeks võib-olla ette tulla ja palvetada või öelda midagi avalikult, et see on meeletu enese ületamine, aga kõik need andid, kõik need talendid, mis meie sisse on pandud. Mul on nii vähe, et vahepeal see on see koht, kus see, mis meil on, see on potentsiaalselt kandmas Jumala võitmist, sest Jumala laps, võitu Kristus elab sinu sees. Ja tema on andnud sinu sisse sellepärast, et kõik see, mida Jumala lapsed oma elust välja toovad, ei ole Timo and või Monika and või Elisa and, vaid see on püha vaimu and, mida me esile toome. Püha vaimu and, tema on andnud selle meie sisse ja ta ei ole meie sisse midagi viletsat andnud, vaid ta on andnud meie sisse midagi, mis kannab võidmist. Ja mida teeb võidmine? Mis öeldakse Piiblis? Võidmine purustab ikked. Ja selle jaoks oled sa kutsutud. Iseenda elus võidmine purustab ikked.
ja sa oled kutsutud selleks, et purustada ikkeid teiste eludes. See maailm on täis vaevatuid, see sinu lähedal olevad inimesed on täis vaevatuid. Ja nad vajavad Jumala lapsi, kes kannavad endas Jumala võidmist ja kes lasevad enda selle välja tulla selleks, et purustada ikkeid. Selleks, et teate, ikke võib olla ka see, ikke on, mõne inimese jaoks on ikke see, et ta lihtsalt ei usu Jumalat. See on ikke. See on üks saatana selline sidumine tema mõistuse ja tema meele ja tema vaimu üle. Ja tead, need on asjad, mida purustatakse palve ja kui vaja paastuga ja kui vaja on võidmises öeldud sõnaga, on mõned inimesed, kellega on võimalik diskuteerida usuasjade üle ja on intelligentsi kasutades võimalik teda suunata Jumala poole ja ta liigubki Jumala poole. Päästetud ei saa keegi sellega, et keegi õpetab kellegi päästetuks. See on Jumala vaimu töö. Aga on teatud inimesed, kellega ei ole võimalik absoluutselt nagu mõistuse tasandil täiesti mõttetu rääkida. Ja see on palve ja kui sa räägid, ka sa usaldad püha vaimu. Püha vaim, minu sõnadel on võimine. See minu kohalolekul on võimine, see võib purustada ikkeid. Jumala au. Mul on täna südames rääkida Jumala aust, Jumala ligiolust. Sest see on oluline ja ma nii väga igatsen selle järele. Rohkem ja rohkem, nii kui ma laulsin, et lihtsalt ma armastan sinu ligiolu. Ja teatud laulud, mis meile võib-olla tunduvad aeg-ajalt, et me teeme nagu ülerinna sõnu, need on kohad, nagu, kus me võime kohandada oma mõtlemist selle järgi, mis me oma suuga välja ütleme. Isa, ma tõesti armastan sinu ligiolu. Okei, ma enne siia tulekut tegelikult ma olen tõestanud sulle terve nädala jooksul, et tegelikult mul on savin kõigest sellest. Aga Jumal, ma tahan meelt parandada, ma tahan tõesti, et mu süda oleks üks sellega, ma tahan armastada, ma igatsen armastada sinu ligiolu. Ma igatsen armastada sinu palet rohkem kui midagi muud. Seda öeldakse hästi palju. Ma igatsen Jumal rohkem sind kui kõike muud. Rohkem kui kõike muud. Ja ütleb, mis see tähendab. See tähendab, et me oleme valmis kõik kukele saatma. Absoluutselt kõik selleks, et saada Jumalat. Reaalselt, praktiliselt tähendab see seda. Jumal ei nõua seda reeglina. Aga Jumal paneb meid aeg-ajalt valikut ette, kus meil on see väga selge valik. Kus meil tundub, nagu me kaotaksime väga olulisi asju selle elus. Aga tegelikult üsna sageli on see, et Jumal paneb meid valiku ette ja loobudes sellest, mis tõuseb Jumala kõrvale ja valides Jumala, võidame me nii Jumala, kui võidame selle, millest me loobusime topeltpanuses. Ja valides nendes olukordades siis Jumalast see lahus see teine asi, me kaotame osanduse, me kaotame püha vaimu rõõmu, me kaotame hingamise, me kaotame selle, me saame korraks selle asja kätte, mida me oleme nii, ja siis me vaatame, et tegelikult on see üks tühine. Me oleme järgmisel hetkel sellest tüdinenud või ei ole selle asja lihtsalt õnnistust meie elu jaoks. Meie elu koosneb kahesuunalisest liikumisest. Kui me räägime Jumala ligiolust, kui me räägime Jumala aust. Üks on see, et Jumala au tuleb taevast alla. Me palvetame, meie visioon, see, mis me siin seisame, on see Jumala au hiilguse tundmine täidab selle maa nii nagu vesi katab merepõhja. See on totaalne üleujutus. Vesi katab merepõhja totaalse üleujutus. See on Habakuki profeteerimine. Ja kas see asi tegelikult see, et see Jumala au hiilguse tundmine tuleb, kas selles on tegelikult ka kahepoolne liikumine? Jumala profeteeringud, nad on teatud mõttes suveräänsed, aga teatud mõttes nad ei ole suveräänsed. Selles osas, et Jumal on pannud hästi sõltuvusse palju asju oma kogudusest. Ja see kõlab nagu inimese rolli nagu ületähtsustamise, nagu ma ütlen, et Jumal on pannud sõltuvusse ennast sinust ja minust. Aga tegelikult see niimoodi on. Mitte seda, et meie saaksime kuidagi kamandada Jumalat. Mitte seda, et meie saaksime teda kuidagi jooksupoisiks teha. Aga Jumal on otsustanud, et ma sõltun oma kogudusest. Teatud asjadest. Kui sa Jumala sõna vaatad ja näed, või vaatad ja uurid, siis sa näed seda, et ta on isegi teatud asjad välja ütelnud, mis ta on pannud sõltuvusse sellest, mida kogudus teeb. Siis juhtub see. On teatud asjad, mis tõenäoliselt juhtuvad täiesti suveräänselt, et ei taha teha, siis sa ei saa osa sellest ja see sünnib.
aga on teatud asju, millel me saame mõjutada aega ja selle esile tulemist. Nii isiklikus elus teatud profeteeringud kui ka suuremas plaanis. Nii et see on kahesuunaline. Ühelt poolt Jumal valab välja oma au. Aga teiselt poolt on meid kutsutud üles ronima mäele ja kohtame seda au. Eelmine kord juba ütlesime seda, et Eesti rahvas ütleb ka, et magava kassi suhu hiir ei jookse. See peab ikka puhta loll hiir olema, kui ta jookseb. Ma vahest võib-olla kogemata tõesti suures ähmis vaatab, et mingi uksekene, kui suure suuga kass magaks. Tavaliselt on kassi suu kinni, aga juhtub, et võib joosta, aga ta jookseb sealt välja tagasi. Aga et kass peab nagu midagi tegema selleks, et hiirt kätte saada. Ja ma ei tea miks, aga juba, kui te tähele panete, siis juba pühapäeva järel Jumal tõstab esile seda osa, et jah, kõik sõltub Jumalast, kõige alus on Jumal, aga meil on vaja midagi teha. Ja täna on tegelikult natukene jällegi sellelt poolt, et meil on vaja midagi teha, meil on vaja midagi otsustada, meil on vaja kuskil jalad maha panna, ütleda, et ma tegelikult tahan seda. Teatud mõttes Jumal tahab meie mõtlemist nagu raputada või lammutada. Me rääkisime üle-eelmisel korral tänulikkusest. Eelmisel korral me rääkisime näljast ja jamust Jumala järele. Ja see kõik suunab meie mõtted selles suunas, et meie elus ei sünni asjad lihtsalt niisama. Lihtsalt nagu autopiloodiga, et saame päästetud, me istume autopiloodis lennuke peale ja põrutame taevasse. Autopiloodiga toimib siin maailmas ainult üks asi ja see on tee kõrgusse. See on autopiloot. Lase ennast lõdvaks, kõik pidurid maha ja lähed hukatuse poole, nii et mürrid taga. Ei ole vaja väga palju vaeva näha selleks. Kõik, mis puudutab tegelikult Jumalas käimist, kõik, mis puudutab tões käimist, kõik, mis puudutab kasvamist, see on välistatud, see ei ole mitte mingisugust automaatpilooti, vaid Jumal on rajanud tee, piltlikult mõttes Jumal on andnud meile isegi lennuki. Meil on vaja sisse istuda, meil on vaja õigeid nuppe vajutada, meil on vaja võib-olla koolitada ennast ja siis on vaja tähelepanelikult kontsentreeritud seda lendu lennata, kui me toome pildi lennukist. Kui me laseme asjadel minna nii, nagu nad on, olemata valmis mingisugusteks muudatusteks oma elus, siis nad lähevadki kuhugi suunas, aga ainult kehvemuse suunas. Läbi aegade on Jumala au kätte saanud ja tegelikult selle nagu esile toonud oma elus. Et see on nagu mõju avaldanud nende elus ja nad on saanud seda Jumala au jagada ka teistele oma elu kaudu. On need, kes on välja astunud üldisest liikumissuunast. Siin võib midagi hakata mõtlema, et mis see nüüd üldine liikumissuund on. Tekib siuke sund, et ma pean kindlasti kuskilt välja astuma. See ei tähenda, me peame kogudust välja astuma või see on, aga see on see, saate aru selles mõttes, me peame teatud mõttes nagu selja sirgu ajama, kui kõik käivad küürus. Me peame teatud mõttes võib-olla suunda muutma, kui kõik lähevad urraaga mingis suunas ja keegi tegelikult ei mõtle, mis suunas nad lähevad. Abraham tuli välja üldisest. Jumal kutsus teda, ta tuli välja, ta pidi väga konkreetsed otsused oma elus tegema, ta pidi kalkuleerima, istun õhtul maha, siin on mul kultuur, siin on mul majandus, siin on mul soodsad suhted ja nüüd Jumal kutsub mind välja siit. Mida ma kaotan, mida ma võidan? Täiesti kindlasti oli, mida ta arvestas, et neid asju ma kaotan. Aga tema jaoks oli Jumala kutse nii oluline, et aga Jumal oli jäänud võitjaks ja ta läks. Aga ta pidi välja tulema. Noa pidi välja tulema tavalisest. Ma ei tea, mis tööd ta muidu tegi. Ma arvan, et ta laevameister oli. Võib-olla ta oli mingi puutöömees. Ja Jumal ütles, et ei ta laev. See on absoluutselt välja tulemine tavalisest, see on välja tulemine isegi normaalsusest. Ta oli valmis saama nagu tolaks või külanarriks. Ta tuli välja. Mooses, ta tuli välja. See ei ole normaalne, et üks mees läheb Vaaro juurde, ütleb, et ma tahaks 1 miljon tegelast siit su riigist ära viia, need, kes sul telliskive valmistavad. See ei ole normaalne. Ta pidi välja tulema mingisugusest
mingisugusest voolust, mingisugusest tava olemusest. Ja need nimesid võiks tuua ärkamise ajaloost või kust iganes kiriku ajaloost. On inimesed, keda Jumal on saanud võimsalt kasutada, nad ei ole lihtsalt nagu autopiloodiga liikunud ka kristlasena. Läheb, kuidas läheb. Küll Jumala arm kannab mind, küll Jumal õpetab mind. Need on kõlavad ilusasti vaimulikud loosungid, aga selle taga on enamasti laiskus, mugavus, tahtmatus nagu muutuda või hirm muutuda. Eestlased, või mitte ainult eestlased, vaid üle maailma on see, et julge hundi rind on rasvane. Seda on nagu selles kontekstis, me teame, on ju okei, on nahavlid täis ka aga seda on nagu selles kontekstis nagu banaalne isegi tuua, aga tegelikult see kehtib. Ilma usu sammudeta usu elus ei ole usklikku elu. Ilma usu sammudeta. Ja usu sammud on need kohad, kus me peame välja astuma teatud sellisest üldisest liikumisest ja suunast. Kui me teeme 20 aastat midagi, näiteks ühtemoodi, me teeme 20 aastat midagi, sellel on mingi vili. Olete nõus? Kui ma olen 20 aastat õpetaja olnud ja ma olen küll selle jaoks väga palju muutunud tõenäoliselt, aga kui ma oleks ikka kogu aeg ühtemoodi teinud, siis mingisugune vili. Ja kui see vili on nagu halb, viljaks on see, et ükski laps ei taha muusikatunnis käia, nad ei saa sealt ei emotsionaalselt ega informatiivselt nagu mitte mingisugust nagu kasu. Ja kui ma 20 aastat seda nagu rauda taon, siis on korraks mõistlik nagu seisma jääda, mõtelda, äkki ma tahaks teistsugust tulemusi. Ma tahaks tulemusi, kus lapsed tulevad hõisates muusikutundi. Nad lähevad, mis pidi see on, et seda saab erinevat mõista, kui nad hõisates tahavad ära minna muusikutunnist. Aga ütleme, nad lähevad hea enesetundega muusikutunnist ära. See mõjutab nende elu. Selle tunniga ma suudan mõjutada mitte ainult nende muusikalisi arusaamisi, vaid teatud mõttes nagu laiemat elu käsitlust. Ja eesmärk on see, aga kui ma olen 20 aastat teinud ja mul on tunnis vihased, kibestunud, tüdinud tegelased, kes esimesel võimalusel tahaks ära minna ja ukse taga hakata muusikaõpetajat kiruma, siis nende teistsuguste tulemuste saamiseks pean ma midagi muutma. Ma pean midagi teistmoodi tegema. Või ma ei tea, äärmuslik variant on see, et peab teine muusikaõpetaja tulema. Aga on tõenäoliselt ka mingi vahevariant, et ma pean ise enda sees teatud otsused tegema. Et kuidas jõuda tulemuseni ma pean muutma, ma pean külvamist muutma. Ma pean midagi muud hakkama külvama, kui ma tahan midagi muud lõigata. Et see tundub natukene selline inimlik strateegia. Nüüd ma hakkan muutma, nüüd ma hakkan teistmoodi. Kogudus on töötanud 20 aastat, vaatame, on niimoodi lood, me tahame teistsuguseid tulemusi, nüüd hakkame tegema, teeme ümberkorraldusi, et nüüd hakkab, ma ei tea, keegi teine rääkima või hakkame lühemaid jutlusi pidama ja üldse lühemaid teenistusi, et siis inimesed peavad, ei väsi ära teenistusel ja igasugused asju võib mõtelda. Aga tegelikult need muutused on olulised, kui vaadata Uues Testamendis, kui Jumal rääkis need 7 kirja, mis on seal ilmutuse raamatus. Seal on enamasti, kas Mürna kogudus ei ole, kus oli vist ainuke, kus ei olnud nagu muutus sees. Aga seal oli enamasti see, et teil on see asi koguduses, teil on see asi koguduses, aga mul on teie vastu, et te sallite seal seda õpetust, te sallite seal seda, te teete seda, teil ei ole armastust. Teil ei ole armastust. Näiteks Efesuse koguduse töö oli muutunud selliseks, et ta oli muutunud tegelikult Jumala jaoks suhteliselt tähtsusetuks. Nad ise arvasid, toimetavad siin, teevad koosolekud, teevad nädalasees koosolekuid ja teevad sotsiaalprojekte ja igasuguseid asju. Aga Jumal ütleb teile, et ka hästi, aga teil ei ole armastust. Te olete kaotanud seda põlemise minu järele. Ja teate, kui ei ole armastust, siis Jumal sõna ütleb, et siis on see nagu kõlisev, väske, kumisev kelluka või vastupidi veel. Et see tähendab, et tal ei ole vaimulikku väärtust. Sisu. Et te peate muutma midagi, kui te tahate teistsuguseid tulemusi. Kui te tahate minule meelepäraseid tulemusi, te peate midagi muutma. Ta ütleb ka, mida te peate muutma. Minge tagasi, otsige üles armastust, te olete ära kaotanud selle.
otsige üles see, et kui te teete midagi Jumalale, te põlete Jumalale, te teete seda sellepärast, te tulete Jumala teenistusele, mitte sellepärast, et muidu Timo solvub või et muidu ei saa linnukest kirja enda jaoks kuidagi tunnen südame süüme piinu, vaid te tulete sellepärast Jumala teenistusele, et sul on nälge janu Jumala järele. Ma tahan Jeesusega kokku saada. Ma tahan nendega, kes Jeesust armastavad, kokku saada. See on armastus. Et kui te lähete teistsuguseid tulemusi, siis te peate midagi muutma. Te peate kuidagi tagasi minema maha, nii nagu kadunud poeg, jääma seisma, keskenema ja mõtlema, mis ma teen. Kas siin on väärt olla siin seakarjas või tahan ma seal isaga koos olla? Siis on vaja hakata kuskile poole liikuma. On selge see, et kogu maailm on Jumala käes, inimesed on Jumala käes, asjad on Jumala käes, aeg on Jumala käes, on Jumala. Jumal on pannud teatud asjad siin maailmas sõltuvusse inimestest ja meie valikutest. Asjad sõltuvad meie usust, asjad sõltuvad meie südame olukorrast ja paljudest muudest asjadest. Kas sündmused kogukonnas, näiteks Kärdlas, on kuidagi moodi sõltuvuses kohalikust kogudusest? On. Nüüd seda ei saa päris niimoodi võtta näiteks. Oletame, et Kärdlat tapab meteoriit. Ja pool Kärdlat hukkub ja hävib. Et siis kindlasti oleks siin väga kehva kogudus, et see järeldus teha. See nagu ei ole nii lihtne, aga samas on see, et koguduse tegemata töö või tehtud töö mõjutab mingisuguseid mõõtmed teatud asjadel ja miks mitte, see võib ka ära hoida selliseid asju, aga see muidugi ei garanteeri, sest Jumala sõna ütleb ka, et kui mingi torn ümber kukkus, et need, kes jäid sinna alla, et kas nad olid kuidagi hurjemad inimesed kui need, kes ei jäänud, et ta nagu sellist võrdlust ei lase tuua, nii nagu kui oli suur üleujutus või hiidlaine seal Tais, kus oli see kõige suurem jõuti. Ja siis üks baptisti kogudus, ta on teada, baptistid ka väga rõõmsad ei ole tõenäoliselt, et baptisti kogudus on üks väga vihane, tõesti vihane pastor on seal, kes on meedia künnisid kõõletanud ja kõik, ta kogu aeg nagu külvab sellist viha ja ütles ka, et see oli Jumal nagu, ta ütleb üldse, et Jumal vihkab inimesi. Jumal vihkab inimesi. See oli Rootsi pedofiilide ja homodele kättemaks, see, kes seal puhkamas olid, kes seal ära surid seal Tais, kus üleujutus oli. See on selles mõttes jaburdus. Loomulikult, Jumal võib kättemaksta, Jumal võib igast asju teha. Aga me ei saa päris nagu üks-ühele panna seda sõltuvusse, et näiteks kui juhtub midagi Kärdlas, et siis on kehva kogudus või kehva Jumala lapsed Kärdlas. Aga meie tegevus mõjutab väga palju seda, mis me ümber toimub. Meie kätte on antud teatud asju kinni siduda, teatud asju lahti lasta ja kui meie lihtsalt oleme kogudusena autopiloodi peal, nad läheb nagu läheb. Vahet pole. Et siis me ei täida oma kohust. Me ei täida oma kohust. Jumal on kutsunud, meil on sool ja valvus, need on reageerimised, need on konkreetne kohalolek, need on muutus. Pimedusse valguse toomine on muutus. Soola panemine toidu sisse muudab toitu. See on muutus. Rääkimata see, et kui tal on selline säilitav funktsioon soola. Nii et Jumal on teinud teatud asjad sõltuvaks meist ja oma kogudusest. Meil on muidugi mugav teatud kõik asjad Jumala kaela ajada. Jumal tegi, Lible tegi. Jumal tegi, või saatan tegi, aga on teatud asjad, kus ei olegi otseselt Jumal ja saatan seotud, vaid me oleme selles vaimumaailmas, selles nagu võitlusväljal ja Jumal on avanud meie tee, avanud meile uksed ja nüüd on pannud meid seisma sinna ja ütleb, nüüd vali. Nüüd, ja ta isegi ütleb, et vali see uks, aga sina pead sisse astuma. Ja ma seisan seal, et oi Jumal, sa ei armasta mind, mul on 2 ust ees ja ma ei tea, ma minna ja ma ei tea, ma tõenäoliselt ei jaksa seda ust lahti, ma pole kunagi proovinudki. See uks tundub nii suur, ma ei saa sealt sisse ja tõenäoliselt kui ma sealt ka sisse saan, siis ma eksin ära sealt teisel pool ust ja meil on seda siis haletsemist ja halisemist on nagu kerge tulema. Meil on väga mugav ajalt ja siis on Jumal süüdi. Jumal, miks sa ei teinud ainult ühtust ja miks sa ei teinud kohe ust pärani lahti ja miks sa mulle kohe kaarti kätte ei anna, kus mul on kohe näha, kus lõpp-punkt on ja ma pean nuputama ja mine tea, mis juhtub ja et see on natukene meie moodi. Kui me räägime Jumala aust ja
nagu tegudest, siis on selge, et me ei saa Jumala au mingit moodi ära teenida. Keegi ei saa teha piisavalt selleks, et Jumal võiks oma auga täita kas koguduse või eriliselt puudutada oma auga ühte inimest. Keegi ei saa kunagi piisavalt selleks midagi teha, et seda midagi ära teenida. See on Jumala otsus, see on Jumala tegu. Või teatud kontekstis annab Jumala asju teha, samme astuda, et me sellest osa saaksime ja neid tegemata jättes me võime hüüda palju me tahame, me võime nutta palju me tahame, me võime oodata palju me tahame ja me jääme nendest asjadest ilma. Ma toon mõned kirjakohad, mis räägib, kui me rääkisime sellest, et Jumal tahab oma au valada, Jumal on oma au välja valanud ja selleks, et me sellest osa saaksime, meil on vaja mäele tõusta. Ja nüüd natuke sellest mäele tõusmisest. Ilmutuse 4.1. Ilmutuse raamat, 4. peatükk, 1. salm ütleb nii. Pärast seda, mis see 3. peatükis jutt on, mille pärast või pärast mida. Pärast seda ma nägin ja vaata, uks oli avatud taevas ja endine hääl, mida ma olin kuulnud otse kui pasunat rääkimas minuga, ütles, astu siia üles. Astu siia üles. Me võime jällegi oma sellises välises vagaduses istuda oma tooli peal või seista või mis iganes teeme, ütleme ja kuuleme sellist asja, astu siia üles. Jumal, sina võid minuga rääkida igal pool, kus sa tahad. Jumal, sina oled nii suur. Mina ei pea hakkama mingisugust asju oma elus muutma. Kui sina tahad, Jumal, minu elu muuta, küll sina muudad. Ei muuda. Ei pruugi muuta, ütleme niimoodi. Oled sa mõtelnud nende lugude peale, kus Piiblis on need variandid, kus Jumal ütleb midagi, Jeesus ütleb midagi ja seob vastuse teatud tingimusega. Mõtleme näiteks Vanas Testamendis Naamani lugu. Naaman tuli, ta tahtis terveks saada ja prohvet ei vaevunud isegi talle vastu minema, saatis oma õpilase ja ütles, et mine, pese ennast 7 korda Jordanis. Ja siis sa saad terveks. See on nüüd tüüpiline see, mis meile ei meeldi. Meie, kui meie tuleme palvekoht, kui meie tuleme eestpalvele, mul on see probleem. Siis meie tahame, et pastor paneb käe peale ja on läinud kõik. Ja nii juhtub. Ja nii juhtub. Aga alati ei juhtub. On teatud olukordi, kus sa saad oma sisse ühe kindla teadmise, et tee seda ja sa näed imet. Aga see tee seda ei pruugi mugav olla. Ja siis paljud Jumala lapsed on loobunud sellest sammust. Ja siis nutavad, miks mul ei ole seda, miks mul ei ole seda. Aga kui ma ütleb, ma ütlesin sulle, et tee seda või lase sellest lahti või erinevad asjad, mis võivad olla. Ja mõtled, see Naaman täpselt samamoodi seisab seal, ta vihastub niimoodi, et ta keerab otsa ringi ja ütleb, siuke igavene juudi pätakas. Ei võitsi ise välja, kui ma olen kurb või ma olen väepealik. Oli ta? Tähtis mees. Ja hakkas tagasi minema. Aga seal oli mõistust nii palju tema sulast. Et kuule, kui sa juba nii kaugel oled, sa ei ole tegelikult kaotada mitte midagi. Sa oled pidaldavas. Mine hüppa 7 korda peakad siis Jordanisse. Et okei, meil on puhtama veega jõed, aga mine tee see ära, et kui me juba nii kaugel oleme. Ta läks. Ja ta tegi selle ära ja ta sai kätte selle. Või pime, keda Jeesus määrib, sülitab maha ja teeb muda ja määrib silmad kokku. See on nagu mõnitamine. Et ma tahan nägijaks saada, ta teeb seda, teeb mulle suured mustad prillid mudaga. Ja siis ütleb, mine Siilo-tiiki pese ennast puhtaks. Ma olen pime, Siilo-tiik veel väidetavalt on maa all, sellised trepist tuli minna seal, et sinna veeni jõuda, tuli minna nagu allapoole maad. Ja ma olen pime, ma pean minema kuskile sinna kolistama, kukun trepist alla veel või mis juhtub, et mis vaev on sul praegu ütelda, ehvata, mine lahti täpselt nii, nagu sa tegid teise mehega. Miks mina pean mudaprillidega minema sinna alla ennast pesema? Võta see kinni. Me küsime samasugused küsimused. Aga miks mina? Miks tema ei pidanud selle saamiseks, seda mitte midagi sellist tegema, aga vaata mina pean. Miks tema sai kohal laksti teatud asjad kätte, aga mina ei saa, mina palun ja ootan ja need asjad ei toimi. Ongi, Jumal kuidagi liigub väga erinevalt ja ma ei oska öelda miks, aga ma tahan õppida usaldama teda, et see, mis tema ütleb ja see, mis moodi tema liigub, on parim minu jaoks. Ja siis ta läks see pime
kuidagi jõudis sinna silotiigile ja pesi. Ja siis ma näen, vägev. Ja neid näiteid oleks tõenäoliselt veel ja veel 10 pidalida vist näiteks, et minge näidake preestrile ennast. Ei saanud kohe terveks, vaid nad pidid hakkama liikuma kuhugi poole. Nii et kas ei pane meid mõtlema, et lihtsalt diivanil lebades ja mõeldes ilusaid mõtteid oma elust, mõeldes ilusaid mõtteid ärkamisest, mõeldes ilusaid mõtteid sellest, kuidas minu perekond on väga kord selline ja minu lapsed on kord väga selline, ma ise olen kord väga selline, ise pole mitte midagi, mitte kunagi valmis mingisuguseid otsuseid enda jaoks nagu vastu võtma ja samme tegema. Et me võime elada valeunistustes. Me võime elada vale ja isegi need unistused ei pruugi valed olla, aga nad võivad meile jääda kätte saamatuteks. Sellepärast ka juba tuntud laulusalm ütleb, et ka põrgutee on sillutatud ilusate kavatsustega. Teise Mooses 19.3 ütleb, Mooses läks üles Jumala juurde ja Jehova hüüdis seda mäelt. Mooses läks üles. Jehova oli mäel. Mooses läks üles. Ka see visioon, mida me mainisime, millel me ka sellest paigast seisame ja ootame ja palume ja nii palju, kui me oskame, liigume selles suunas. Visioon sellest, et see Jumala au hiilgust tundmine katab seda maad. Sellest visioonist sündis kunagi laul Ma tõusen mäele. Mida me siin tõenäoliselt oleme väga vähe laulnud, igal pool mujal lauldakse seda, aga siin mitte kuigi palju. Eelia tõusis mäele, Mooses tõusis mäele, Jeesus tõusis oma jüngritega mäele ja Jeruusalemm on mäe otsas. Ja kui juudid vähemalt kord aastas nad käisid seal templis, nad läksid mäele. Nad hakkasid kuskilt altpoolt tulema ja nägid seda. Praegu seal on see mošee kuppel, aga siis kunagi oli seal tempel oma ilus. Nad pidid jätma oma toimetused ja nad hakkasid ronima. Ja see ei pruugi tahata kerge olla, aga kergeks tegi tõenäoliselt meile see eesmärk. Iseenesest, ma ei tea, pühapäeval keset päeva tulla kodunt välja võimalusel, kus me saame võib-olla päikest võtta või ma ei tea, rattaga sõitma minna või mingisugused asju teha. Iseenesest on see üks mõttetus tulla kell 2 koolimajja. Ma võin ju internetist kuulata igasuguseid asju ja miks ma pean tulema koolimajja või kell 11 minema palvemajja või kell 10 minema kirikusse, et see on mõttetu. Aga teate, mõttekaks teeb see, kui meil on tähtis see eesmärk või kui meil on tähtis tegelikult see Jumala ligiolu. Kui meil on tähtis see, et Jumal, ma nii igatsen, et sina tuled ja tähinad oma püha vaimu. See oli vist Jonathan Edwards, kes ütles, et ma ei puudu mitte üheltki koosolekult, sellepärast, et äkki sellel koosolekul, kus mina ei ole, äkki Jumala vaim langeb. Ja mõtle seda õnnetust. Kogudus saab täidetud püha vaimuga ja mina seal rohisin või ma ei tea, mida ma tegin, parandasin autot sellel ajal ja mina õnnetuke jään ilma sellest. See tundub, Jumal võib ju autot remontides ka püha vaimuga täita ja ta võib järgmisel koosolekul täita ja on seda teinud, aga see mõtteviis, teate, Jumal armastab seda mõtteviisi. Ma ei taha millestki ilma jääda, Jumal, mis sa oled mulle valmis pannud. Ma tahan nagu äärmuslikult kätte saada seda ja teha kõik endast sõltuva. Ma olen valmis isegi nagu rumal olema ja nagu rohkem tegema ja natuke rumalasti mõtlema ja olema selles osas äärmuslik. Aga ma ei taha olla see, kes lihtsalt diivani peal lesides arvab, et midagi juhtub. Mooses läks mäele ja Jehova hüüdis teda mäelt. Meie jumalateenistuse paik ka siin, me ei ole väga mäe otsas, me oleme veel teisel korrusel, aga me oleme üldse siin ühes orus. Meteoriidi augus. Aga jumalateenistuse tulemine on omamoodi mäele tulemine. Ülistus on mäele tõusmine, me toome Jumalale kiituse ohvri, me valmistame, me häälestame oma südame kuulma Jumala häält ja juhatust. Me valmistame endid vastu võtma ka seda teenimist, kuidas Jumal tahab oma rahvast teenida Jumala teenistusel. Luuka 9.28. Et arvata 8 päeva pärast neid kõnesid sündis, et ta võttis enesega Peetruse, Johannese ja Jakobuse ja läks mäele palvetama. Jutt on siis Jeesusest. Luuka 9.28.
miks läks Jeesus mäele? Miks ta seda vaja oli? Ta läks kohtuma isaga. Ta mõistis seda, et see on midagi olulist. Jumal juhtis ta sinna mäele. Jeesus teadis, mida tähendab olla muudetud. Jeesus teadis, mida tähendab olla täidetud Jumala auga. Ja selles paigas üllatusena tõenäoliselt see, mis seal toimus, oli ainult Peetrus ja kompanii, nad polnud midagi sellist näinud. Mooses ilmub. Eelia ilmub. Ja Peetrus oli ikka nii sillas, ja mõtles, et no nii, nüüd me oleme oma elu eesmärgi saavutanud. Mooses on nagu hologramm siin ja Eelia ja Jeesus ja kõik teeme oma telgid, meie mõistasid ehitame majad. Jääme siia elama, see on nii lahe koht. Küll siin Jumala ligiolu ja kõik sellised asjad. Aga see ei olnud sugu mitte Jumala tahe, see eesmärk ja üldse kogemuste eesmärk meie elus ei ole mitte see. Vahest on Jumala teenistus ka, kui on väga nagu kogemuste rikkad teenistused. See on, võt siia, ma ei tea, koosolekule tahaks või siia kogudusse, võt siin tahakski olla ja siin on kogemused ja oi kui lahe. Aga tegelikult kogemuste eesmärk ei ole see, et siis koondume nagu kogemuste armastajad kokku ja siis saame ka kogemusi ja uus kogemus ja järgmine kogemus peab natuke suurem olema. Kogemused on vajalikud, aga kogemused on ühe eesmärgiga. Kogemused on selleks, et me läheme siit välja, mis algab. Sa vajad tugevust. Jumal tahab täita sind Jumala pojas oma tugevusega. Ta tahab täita sind oma pühadusega, ta tahab täita sind oma armastusega. Sellepärast, et kui sa lähed välja ja sa elad ilma Jumala armastuseta, sa vihastad kohtades, kus Jumal tegelikult tahaks, et sa ei vihastaks. Sa eksid oma kõnes kohtades, kus Jumal tahab, et sa ei eksiks. Sa himustad kohtades, kus Jumal tahab, et sa ei himustaks. Ja nii edasi. Aga selleks Jumal tahab lähedal tulla ja täita meid, loputada meid läbi, puhastada meid. Kui nad sealt mäed alla tulid, siis nad olid juba arvamas, et see ongi paradiis. Aga kui nad mäest alla tulid, siis me teame, et langetõbine poiss ootas neid. Ja see oli nagu selline kultuurishokk nende jaoks. Et kui sa tuled, perfektne inglikoor laulab ülistusteenistusel ja kõik on ja siis tuleb üks kurjadest vaimudest seotud purupurjus tegelane ukses. Mine! Segad siin, meil just hakkas hea. Aga tegelikult see on see koht, kus siis me elame. Ja jüngrid läksid ja palvetasite pärast ja võib-olla seal sõitlesid aga mitte midagi ei juhtunud. Jeesus ütles, et see sugu ei lähe välja muidu kui palve ja vastuga. Jeesus ütles, et need asjad ei käi nii lihtsalt. Need asjad ei käi lihtsalt ka kogemuste pealt. Need asjad käivad süsteemselt niimoodi, et sa varustad ennast palves ja paastus kohtuma kurjadest vaimudest vaevatutega, kohtuma pidalitõbistega, kohtuma aitsi haigetega, kohtuma narkomaanidega, selleks, et neid vabastada, sellepärast, et sinus on võidmine, mis vabastab. Aga selleks on vaja oma elu rajada millessegi. Rajada Jumala tundmisesse, rajada Jumala tundlikkusse, mida toob pahast. See ei olnud, ma ikka mõtlen, et see ei olnud see koht, kus Jeesus ütles, et nüüd oleks seda paastuma hakata see poisi pärast. Et see paast pidi eelnema, Jeesus oli valmistanud ennast. Selleks on vaja liikuda pühas vaimus, et me oma lihas ei tea, mis meie elus ette tuleb, aga püha vaim teab. Ja kui me liigume pühas vaimus, siis püha vaim annab märku paastu. Sa ei saa arugi, mille pärast, mul on kõik hästi. Kõikidel lähedest on kõik hästi, aga mul püha vaim ütleb paastu. Ja see ei huvita. Ja siis sa saad mingi hetke pärast aru, et tuleb olukord sinu ellu, kus sa kukud läbi. Ja see oli see koht, kus sa oled varustama ennast. Võib-olla kuu enne, võib-olla aasta enne. Kui oluline liikub Jumala püha vaimu juhtimises. Jüngrid ei olnud valmis selleks võitluseks. Psalm 24, see on viimane kirjakoht, 3-6. Kes tohib minna Jehova mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas? Psalm 24, 3-6. Kes tohib minna Jehova mäele ja kes tohib seista ta pühas paigas? See, kes on süütu kätet, puhas südamed, kelle hing tühja ei himusta ega vannu pettuseks. Tema saab õnnistuse Jehovat ja ta on oma õiguse Jumalalt, kes on tema abi. See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su pale. See on Jaakob. Teate, seda kirjakohta lugedes jõuavad paljud sellesse punkti. See pole minu jaoks. Las Victoria ronib seal mäele.
Mirjam käib seal mäe otsas, aga see ei ole minu jaoks. Mina tõin niisama ringi, peaasi, et kui ma kuidagi taevasse saan, et küll ma saan ilma selle mäeta ka sinna taevasse. Ja võib juhtuda, et saab. Võib juhtuda, et me läheme taevasse nii, et nagu öeldakse, kärsahais on taga, kõik põleb ära, mis ma elus olen teinud. Aga saame taevasse, halleluuja. Aga see pole see täisplaan, mida Jumal tahab. Jumal tahab, kutsub meid mäele. Ja kindlasti ei ole see koht, kui me loeme seda kõrja kohta, et ainult need, kes on süütud kätel, ainult need, kes on puhtalt südamel, et see on see koht, kus me tõmbame endale kriipsu peale, aga ma ei ole see. Tunne, et ma olen puudulik. Ma arvan, et ma räägin nüüd midagi, mis on meile kõigile tuttav. Tunne, et me oleme puudulikud Jumala ees. Tunne, et me oleme patused. Tunne, et me oleme lootusetult nagu viltu. On see, mis röövib meilt julguse. Olete tundnud seda? Tulete Jumala teenistusele. Ma palun teil, ole hea, tule palveta kellegi pärast või tule tee koos palve meiega. Ja siis tuleb hirm, tuleb selline süüdistus su ellu. Mu palve ei jõua niikuinii mitte kuhugi. Mu palve niikuinii ei mõju, sellepärast, et ma ei ole puhas kätel, ma ei ole süütu. Ma olen vigase teinud, ma olen puudulik, ma olen nii, ja me laseme selle nagu keerata ennast nagu sõlme sellest keerata, see röövib meilt julguse. Ja see on Jumal sõna, Jumal ütleb, patt röövib meie elust julguse. Ja see ongi niimoodi. Aga Jumal tahab, et me oleksime julged. Sest muidu me oleksime ainult põgenejad. Argadena me oleksime kristlase nimekandjad põgenevad. Saatan kuskil teeb pöö ja me põgeneme hirmust või peidame, oleme kuskil kaevikus, pannu liiva ka peale igaks juks keegi näeks, et me seal oleksime siis väriseme seal. Aga see ei ole see, milleks meid kutsutud. Meid on kutsutud nagu Abraham tegi, ta otsustus püha liha sai ta täis, kui seal olid mingid tegelased Lotti ja kelle nad ära viisid seal. Ta sai püha liha täis, võttis oma sulast, lambakarjused, ta ei olnud mingit sõjaväge. Võttis oma lambakarjused ja ütles, nii, lähme teeme sellele, ma ei tea, mis armee see oli, lähme teeme tuule alla, teeme sõitu neil natuke. Ja nad läksid, nad hävitasid, nad ajasid taga neid, oleks see, et nad said oma Lotti kätte, mille pärast nad läksid, nad ei jätnud siis ka veel järgi, vaid nad ajasid taga neid hädaldavad ja vinguvad vaenlased panid ees, Abraham paneb oma karjastega ja hävitab lõplikult nad, täielikult, kõik sõjasaagi, kõik võtab endale. Täiesti lõpuni hävitas. See on see, milleks on Jumala kogudust kutsutud, see on see, milleks meid on kutsutud. Aga kui julgus meilt ära röövitakse, siis me ei tee seda. Me ütleme, et ei, mina ei ole see. Ja ma tahan teha praegu midagi, mida Jumala sõna õpetab. Et me võiksime olla julged. Et Jumala teenistus ei ole ka koht, kus me tuleme ja kuuleme juttu ära ja läheme ära, või Jumala teenistus on koht, kus me kuuleme ja see puudutab meid või siis ei puuduta, aga see puudutab meid, siis me teeme selle sõna järgi. See on normaalne. Ja ma ei palu kedagi ette tulla, ma ei palu kellelgi kätt tõsta, aga ma küsin küsimusi ja ma tahaks palvetada. Et on siin kedagi, kes praegu, selles oleb, kui praegu Jumal esitab ühe väljakutse, ükskõik mis samm. Ja sa ütled, ma ei saa seda väljakutset vastu võtta, sellepärast, et seesama hirm, seesama puudulikkuse tunne on sinu sees, puudub see julgus, puudub see usujulgus, sellepärast, et sul on silmad kuidagi väga enda peale põhjusega, sellepärast, et su elus on jamasid, su elus on asju viltu, mida Püha Vaim sulle ilmselgelt märku annab. Ja kui sa selle koha peal oled, siis Jumala sõna õpetab meile selle koha peal ühte asja tegema. Mitte, las see siis olla. Lähme homsesse päeva, vaatame, mis homne toob. Mitte midagi ei juhtu. See patt, need asjad süvenevad, hirm süveneb, selline argus süveneb, siuke loidus süveneb. Ja Jumala sõna õpetab mida? Tulla Jeesuse risti alla. Ja ma tahan praegu meie kõik koos selles paigas minna lihtsalt Jeesuse risti alla, selleks, et me võiksime tõustud sealt julgetena. Loomulikult seda saab teha ainult seda, siis kui see tegelikult südames on, kui me tegelikult seda mõtleme. Aga see on üks võimalus. Ma tahan anda, ma suun, et Jumal tahab sulle anda selle võimaluse. Selles Jumala vaimu atmosfääris panna maha asjad. Unustada saatana süüdistused. Unustada see, mida ta hakkab ütlema, blä ja tühjaduse elus muutub. Ja lihtsalt haarata kinni usus Jeesuse verest ja Püha Vaimu väest.
ja siis me teame, et kui me teeme asju nii, nagu Jumala sõna ütleb, siis on meil 100% põhjust haarata kinni Jumala asjadest, et see on minu jaoks, see on minu jaoks, see on täiesti minu jaoks, mitte miski ei saa meid lahutada sellest. Kui vägev on tegelikult Jeesuse rist, kui vägev on tegelikult lunastus igaühe meie jaoks. Et ei teki seda täna siit ära minnes, et me keegi ei peaks ütlema, kui Jumal ütleb, et tule mäele ja ma ütlen, ma ei saa, mul ei ole käed puhtad. Ma ei oska, yes, ma tahan olla mäel, ma tahan olla Jumal, ma tahan tulla. Kiitus Jumal. Pane silmad kinni ja lihtsalt ole selle palvega kaasas, kui see on sinu südames. Isa, anna mulle andeks. Isa, anna mulle andeks minu patud. Anna andeks, kui ma olen kurvastanud sinu vaimu. Anna andeks, ma olen rikkunud oma elu. Isa, anna andeks, ma olen kahjustanud sinu nime. Isa, ma palun seda Jeesuse nimel, ma haaran kinni praegu Jeesuse lunastusest. Jälle. Ma haaran kinni Jeesuse lunastusest ja las Jeesuse veri pesta ära praegu kõik vale minu elus. Jeesus, pesa ära kõik must, kõik poolik, kõik rämps ja vii minu patud nii kaugel, kui on ida läänest, nii nagu sinu sõna ütleb. Tänu sulle, et ma võin uskuda sinu lunastuse täiuslikkust. Tänu sulle, et sa oled mind teinud pühaks. Sa oled teinud mind kõlbavaks ja õigeks ja ma ei pea midagi kartma. Tänu sulle, et ma võin praegu haarata kinni sinu tõotustest ja öelda, et kõik need kuuluvad mulle. Need on jah ja aamen Jeesuse Kristuse läbi. Jeesus Kristuses ja meie läbi. Kiitus issand sulle. Tänu sulle, et ma võin olla sinus võitja. Tänu sulle, et sina armastad mind ja sa kutsud mind mäele ja ma võin tõusta koos sinuga mäele. Just nüüd ma otsustan lihtsalt uskuda sinu lunastust ja mitte kuulata hingevaenlase valesid, sellepärast, et sina oled mind puhtaks pestud. Ma olen kortsuta ja plekita läbi selle, mida Jeesus on teinud minu eest. Ma tahan pöörduda kõikidest pattudest, mida ma tean oma elus olevat. Püha vaim aita mind selles. Tänu sulle. Kiitus issand. Amen. Et kui me Jumala sõna usume, siis need on need kohad, kus meil pole mitte mingisugust, mitte grammigi põhjust kuidagimoodi mitte uskuda seda, mida Jumal ütleb. Jumala sõna ütleb, kui teie oma patut tunnistate, siis olen mina ustav ja õige. Jah, on selgelt see, kui meie ei kavatsegi oma patust loobuda ja oma elu muuta, siis kahjuks need ei toimi. Aga olgu Jumala arm meile väga lähedal, et panda meid tahtma oma elu muuta. Näha seda ka, et millises skaalas me valime täna teid. Mis on, et need ei ole see, et natuke parem elu ja natuke kehvem elu, vaid see skaala on see, et kas me valime Jumala või valime me tegelikult igasuguse hukatuse. Siin Salmis 24, 3-6 on väga konkreetsetest asjadest, mis hoiavad meid nagu Jumalast eemal. Aga neid ei puuduta meid, kes me oleme Jeesusest Kristusest puhtaks tehtud. Kiitus Jumalale. Ja siin on öeldud, see on sugupõlv, kes otsib sinu palet. See on sugupõlv, kes otsib sinu palet. Ei saa Jumalast osa need, kes uniselt, enesekeskselt vaatavad lihtsalt, kuidas ise hakkama saada ja ei huvitu millestki muust. Jumala õnnistus ja õigus kuuluvad neile, kes on pühad, kes tõusevad mäele ja kes otsivad Jumala palet. Jumala auga on nii, et see võib olla otsapidi kohal. Seda on üldse, kui me räägime Jumala aust, kui me räägime Jumala ligiolust, tõenäoliselt me räägime nii natuke nagu puudulikult ja mööda nendest asjadest, aga aidaku Jumal meid kõike seda mõista ja seda väljendada. Aga
mina usun, et Jumala au on täna siin. Aga ma usun ka see, et kui see ots on siin, siis Jumal tahab juurde tahab voolata sinu elust, ta tahab rohkem määral anda. Täna on õlide kogumise aeg lampi, see on Jumala au kogumise aeg. Jeesus tuleb tagasi ühel hetkel ja ta tahab leida eest neid pruute, kellel on lambid põlemas. Jumal tahab laiendada sinu elus. Jumal tahab suuremat maa-ala. John Wesley on ütelnud, anna mulle 100 jutlustajat, kes ei karda midagi peale patu ega igatse midagi ega kedagi peale Jumala. Ainuüksi nemad raputaksid kogu maailma ja põrku väravaid. Wesley ütleb 100. Et minu usk on suurem, ma usun, et 10. Või minu pärast vähemgi. Ma usun, et 1 inimene, kes tegelikult vihkab pattu sama palju kui Jumal ja armastab Jumalat, ilmselgelt oma tegude, oma sõnade kõigega tunnistas, armastab Jumalat üle kõige. Ta on maailmapuuta, ei saa teistmoodi olla. Sellepärast, et Jumala vaimul on vabadus tema sees liikuda, olla ja elada. Kui Jumal leiab käputäie kristlasi, keda ta saab haarata sellisel moel, nagu ka Wesley kirjeldas, siis see saar on üsna pea ümber pööratud. Kui Mooses kohtus põleva põõsaga, siis Mooses ei hakanud seal bioloogilist arutelu tegema, et huvitav, mis põõsas on ja kuidas see ikka põleb, vaid see, mida ta nägi, oli Jumala au. Ja tead, sina oled põlev põõsas. Ja kui Jumala au sinu sees tuleb, siis ei panda tähele seda, et oled sa nüüd kadakas või oled sa sõstrapõõsas või elupuu või mis oled, vaid tead, siis mõjub see Jumala au. Ja see on see, kuhu Jumal tahab juhtida, nii kogudust kui meid igat üksikut. Jumala au, Jumala ligiolu. Kiitus Issandale. Ma usun, et me oleme jälle pühapäevalt aina näljasemad ja janusemad Jumala järele. See võiks nii olla. Ma tahan olla jätkuvalt näljane ja janune. Sest Jumal on niivõrd meeletult, hoomatult suur ja võimas ja püha, et teda ammutada, selleks kulub meil terve igavik. Aga see igavik on alanud juba täna siin. Tõuseme. Kallis püha vaim, tänu sulle sinu kõnetuse eest, kui sa oled täna puudutanud. Tänu sulle, Jeesus, et me oleme täna sinu läbi võinud saada uueks jälle, puhastada ennast selle maailma tolmust ja astuda siit uksest välja ja olla täieõiguslikud, rõõmsad, püha vaimuga täidetud, sind armastavad Jumala lapsed, kes tahaks kogu maailma kallistada. See on tänu sulle selle eest. Ja me õnnistame neid, kes ei ole täna saanud olla siin. Õnnistame neid, kes on haiged, tõbised, kes on väsinud. Tänu sulle, et sina võid puudutada neid ja valada oma vaimu nende elud üle. Õnnista meie perekondi. Me õnnistame seda kooli ja palume sellele koolile eelolevasse nädalasse isand sinu üleloomulikku puudutust. Mitte lihtsalt, et need lapsed selles koolis õpiksid paremini või mitte lihtsalt, et nad ei teeks nii palju lollusi või kuskil mujal, aga issand, et nad võiksid saada sinu lasteks, et üks patu tundmise vaim võiks üle selle kooli liikuda. Ja nii nagu me täna tegelikult oleme õppinud, siis me tahame ütelda, kes me siin koolis ka tegutsema, issand, kasuta meid selleks. Aita meil neid samme astuda, et juhatada, et näidata sinu valgust. Me õnnistame seda linna, me õnnistame seda maad, me õnnistame valitsejaid Jeesuse Kristuse nimel. Me austame sind, sest sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Amen.
Thank you.